võite siia poole tulla. Enne järgmist katset tutvustan teile järgmist rusikareeglit. Ehk siis kaup tuleb paigutada vastu esiseina. Mitte, et see esisein nagu nii tugev on, et ta on mõeldud meil kauba kinni hoidmiseks. Siia paigutatakse 24 tonni peale, see sein ei ole elu sees nii tugev. See antud juhul XL Smitsi haagis on esiseina tugevusega 40% tema sellest 24 tonnist kandevõimest. Sellest lahjemad haagised vastupidavusega kuni 5000 tonni. Lahjemad teadmata tonnides. Ärge palun kontsentreeruge sellele, kuivõrd palju tonnidesse esisein vastu võtab, vaid peamine nüanss on hoopis see, et see esisein peab andma esimese tõkkeefekti kaubale. Et kaup üleüldse ei hakkaks liikuma. Veel korra, me tegutseme preventatiivselt ja ennetava eesmärgiga. Ehk siis me näeme vaeva selle jaoks, et kaup paigal hoida, mitte liikuvat kaupa kinni hoida, vaid et kaup üleüldse ei hakkaks liikuma. Ja selle jaoks ongi vaja kaup paigutada vastu esisein, et anda tõke ja edasi teeb juba koormariht tööd, haardetegur teeb tööd ja me hoiame seda kaupa kinni. Kui kaubal on uisutamise ruumi, nagu eelmine katse näitas, siis isegi kui siin on riht peal, siis see riht puruks tõmmatakse. See ei pea vastu, see ei ole mõeldud sellisteks jõududeks. Isegi kui me paneme keti siia külge, oleme ka suutelised teatud masside juures ka keti puruks tõmmata. Kas keti või keti kinnituspunkti. Teinekord võib see olla kõige nõrgem koht. Nii, aga sellele samale rusikareeglile tegelikult sõidab täiega sisse üks teine rusikareegel. Kaup tuleb paigutada veoplatvormile ühtlase koormamise põhimõte. Ehk siis see konteiner survestab praegu millist telge sellel autorongil? Seda sama veotelge, mis siin otse vahetult alla. Need haagise seal kaugel otsas paiknevad teljed ei nuusuta ka seda koormust. Ja elulised tegelikult jäävadki kaubaüksustele vahet sisse. Oletame, et see kaup, see esimene kaup on vastu seina, päris ei ole, on vahega 5 cm. Teine on 5 cm, kolmanda vahel on ka 5 cm, neljanda vahel on ka 5 cm. Kui toimub pidurdusprotsess, liigub esimene 5 cm ära, minu küsimus on, palju ruumi teisel elemendil liikuda. Ja kolmandal, ja kui me oleme platvormi viimase aluse juures, on võib-olla pool meetrit uisuteed, efekt sama, mis meil eelmine katse näitas. Mida rohkem me anname talle uisutamise teed, seda suurem inerts pauk käib vastu seda ettejäävat detaili. Hetkel oli meil siin kaubaks kartong. Kui siia vahele panna plastik, metall, täpselt samamoodi lömastatakse nende jõududega see kaup ära. Meil on vaja kaup tervelt kohale viia. On nii? See oleks nagu peamine põhimõte. Nii, mul on siin üks samamoodi kartong pakend, nagu see eelmine, mis siin tiba deformeerus vist. Kui ei usu, püüa. On mingi fiiber või metall või palun tagasi. Ma pikendan praegu seda esiseina efekti. Mul ei ole kaup vastu esiseina, aga ma likvideerin selle tühimiku, selle papist karbi. 10, 5, 1. Niisiis, samamoodi tulen kiirusel pea 50, pidurdan siia maha ja lihtsalt jälgime, mis toimub selle konteineri. Kas on samasugused kiirused, samasugused löökenergiad või ei ole.
hoiame ohutusse kaugusse. jõnk seal, mis asfaltil on, see natukene kõigutab ja siis sellepärast on ta natukene mull. Aga muidu täiesti tühi karp hoiab juba. Mitte, et nüüd tühja ei karpa kogu aeg igale poole takkida. Ta päris nii hästi ei hoia. Aga näitab efekti ära, et ka see pisike asi juba mõjub. Mitte, et me siin propageerime nüüd mingisuguse odavkauplusest, et suurel hulgal papist, kartongist neid kaste hankima, vaid efekt iseenesest, et ei ole vaja mingit meeletut jõudu, et kinni hoida see olemasolev vahe. Et anda see nii-öelda esimene efekt, tõkkeefekt. Et kaupadel on vahed sees ja te täidate neid näiteks kauba alustega, siis usu, kauba alus on piisavalt tugev, et need vahed peavad vastu. Või need vahede täites need peavad vastu. On olemas ka loomulikult ka spetsiaalsed täispuhutavad avatäitekotid. Aga kui ei ole neid asju võtta, siis tuleb käepärast asjadega probleem ära lahendada. Niisiis.